Mina olen siis Janne Kivila ja Insplayst haridusvaldkonna juht ja kui teil tekib küsimusi, siis kindlasti võite neid pärast mulle kirjutada või julgelt ka siis praegu esitada, et täna on meiega siin ka Leelo Ambos ja Ringa Rootemann, kes siis teavad väga hästi kõike robootikast ja nemad vastavad väga hea meelega ka kindlasti teie küsimustele. Et ma arvan, et võime alustada. Võib-olla Leelo ja Ringa tahavad ennast pisut tutvustada. Et ma annan sõna teile. Leelo. Tere! Mina töötan siis hetkel Koeru keskkoolis. Selle tagant vaadates on näha, et olen muusikaõpetaja, aga tegelenud robotitega juba üle 10 aasta, juhendanud nii lasteaia kui ka kooliringe, kui ka osad õpilased on juba otsapidi ülikoolis. Ja sellest suvest alates on mul olnud päris huvitav väljakutse töötada ka hooldekodu nende igavesti lastega, kes on ka väga toredad. Nii et on natukene nii-öelda eriliste inimeste kohta kui ka väga paljude erinevate vanuste kohta tavamõistes kogemust robotitega. Aitäh! Ja Ringa? Nii, tere! Mina olen koolis tegelenud robootika ja programmeerimisega umbes 5 aastat. Annan koolis tunde, nii robootikat, programmeerimist kui ka modelleerimist ja viin läbi robootika ja programmeerimisringi siis nii koolilastele kui ka lasteaialastele. Nii et meil on täna siin 2 suurepärast õpetajat ja kindlasti siis võtke aktiivselt osa, küsige kõiki küsimusi, mida me siia kirja ei pannud, nii et kõik siis saaksid oma küsimustele vastused. Aga alustame siis erinevate kooliastmetega ja erinevate vahenditega. Et need küsimused on siis tulnud teilt endalt, õpetajatelt ja neid küsimusi oli päris palju sarnaseid, et valisime siis välja need, millele kõige enam vastuseid otsiti. Kui palju ja mis järjekorras seadmeid teie soovitate soetada? Leelo? Mina eelistaks, et kas mingi Lego seeria või siis Makebloki seeria, millel on hästi palju multifunktsionaalseid võimalusi. Ehk siis praegu kas Lego Spike Essential või Spike Prime või siis sinna kõrvale hoopiski Makebloki M-bot või asjade interneti komplekt. Ringa? No mina siin kasutan lisaks siis Legole ka Sferosid, mida võib terve klassi komplekti osta. Ja see kogus sõltub klassi suurusest, et ühe robotiga võiks siis koostööd teha pigem 2 last, vahest kui on vaja siis ka 3, et hea on, kui ei ole nagu terve klass korraga tunnis, vaid on siis pool klassi, et siis jõuab nagu paremini nendega tegeleda. Milliseid vahendeid soovitate tööks eriliste lastega? Leelo? Minu need erilised väga armastavad M-Tinit, mis on siis seadmevaba, nutiseadmevaba, et sa saad tegutseda selle nutipliiatsiga, mis temaga kaasas on ja sellega saab ka programmeerida. Ehk siis sul on sellised pappklotsid, mille pealt sa saad programme kirjutada. Et väga tihti nad näiteks kardavad seda tahvelarvutit või ekraani, kardavad seda maha pillata. Aga nad on väga mõnusasti toimetanud ka mul Makebloki Hellocode'iga, CodeRockiga ja teiste selliste erinevate seadmetega. Et üldiselt nagu sellist piiri pole, sa pead lihtsalt arvestama, et teda võib-olla tuleb natuke rohkem juhendada. Kas sa võid midagi lisada, Ringa? Noh, ma arvan, et kõik need, kui nagu tahvlit suudetakse hoida ja kasutada, et siis on ju Dash ja Sfero ja veel neid, et mida saab ka lihtsalt, et nad juhivad neid, saavad joonistada radasid tahvlitele
või siis ka osadele robotitele saavad nad ju meisterdada mingisuguseid kostüüme või kaunistusi, et see kindlasti annab ka neile niisugust loovust juurde, et näiteks Sverole saab sinna topsi peale teha kaunistusi ja ka näiteks Lego klotse saab ju kasutada Dashil kõrvadele teha mütse pähe, et tegelikult neid võimalusi on nendega küll. Aga kui nüüd rääkida erinevatest kooliastmetest üldse, et 1.–4. klassini, aga ka siis 5.–9. ja üldse gümnaasium, et milliseid vahendeid te erinevatele vanuseastmetele soovitate? Et ma ei tea, kas võtame kõigepealt 1.–4. klassini. Ringa? Lõppkokkuvõttes võib ju enamusi, eks ju, kõik võivad ju kõiki kasutada vastavalt siis sellele, kui palju neid oskuseid on, aga võib-olla nendele väiksematele pigem siis M-Tiny, eks ju, Lego, Spike kindlasti sobib, Dash. Ma arvan, et M-Boti ja Sfeeraga saaks ka mingil määral hakkama, et ma ei tea, mis Leelo arvab. Mina arvan ka, et nende kõigega saavad väga edukalt hakkama ja toime. Et selles mõttes sa pead lihtsalt arvestama selle ülesande püstitusega, nende võimekust, et olen teinud väga lahedaid tunde 9. klassis M-Botiga, et mis liigitatakse siis sinna päris algusesse, aga kui ta on sul töövahend mingi teise asja saavutamiseks, siis täiesti võib mõelda sellest kastist välja ja nendest vanuseastmetest täitsa välja. Kuidas üldse gümnaasiumiastmega on, et kas gümnaasiumiastmes robotikat nii väga enam kasutatakse või nemad lähevad juba pigem mingi muu suuna peale? Mul nüüd esimest aastat hakkab tekkima robootika nii-öelda lisakursus, et ma nüüd alles saan katsetama hakata. Selline huvitav, üks on mul jaapanlane, üks on mul ukrainlane ja siis on mõned eestlased ka. Ehk siis paistab. Aga ega need erinevaid asju saavad kasutada, et küll saab kasutada seda Arduinot ja Raspberryt, aga samamoodi ma arvan, et ma alustan ikkagi sellest plokkprogrammeerimisest, kui nad päris alguses on. Jah, sest et paljusid roboteid saab juba programmeerida ka tekstiliselt, et nad kõik ei ole üldsegi plokkidega programmeeritavad, et see ongi tegelikult juba ju gümnaasiumi tase, et noorematel on võib-olla see keerulisem. Et ka Sfeerol on see tekstiline programmeerimine olemas ja ega M-Botile saab ju ka juurde panna erinevaid ju seadmeid ja vahendeid, et see ei ole lihtsalt nagu ühes tükis, et sinna saab erinevaid andureid lisada ja see on juba ka niisugune keerulisem osa. Et saab programmeerida nii Pythoni kui JavaScriptiga erinevaid brände. Erinevate vahendite kasutamine õppetöös ja tutvustamine. Võtame siis näiteks ühe kindla toote, et kui nüüd siin pildi peal on M-Bot 2, siis kuidas seda õppetöös kõige parem kasutada on, et kust neid õppematerjale leiab ja kui õpetaja saab nüüd näiteks Progetiigriga endale või kool saab 5-6 M-Boti, siis mis nendega kõigepealt üldse peale hakata? Leelo? Neid roboteid saab kasutada mingisuguste kindlate vahemaade mõõtmiseks. Minu suurem kogemus on küll EV3-dega, mis nüüd on käigust maha läinud, aga kõiki neid võtteid saab kasutada sama hästi ka Spike'iga või M-Botiga. Et mina selle EV3-ga Class Plus programmiga me näiteks mõõtsime kaardi pealt vahemaid, programmeerisime neid sõitma ühes kohas teise, siis M-Bot 2-l see küberpii, sellel on päris hea helikaart ja asjad, et me oleme näiteks teinud ka mitmehäälseid laule nendega, et igale ühele oma viisi programmeerinud ja korraga käivitanud, et saab täiesti laulupidu korraldada. Ja saab neid andureid kasutada erinevalt näiteks füüsikatunnis mingisuguste asjade testimiseks ja mõõtmiseks, et sellel küberpiil on päris palju erinevaid andureid kohe sisse ehitatud.
võimalused on loobuse taga. Ringa, mis sina arvad, milliseid vahendeid on väga mõnus kasutada ja kust neid õppematerjale leiab? No eks internet on suur ja lai, eks sõltub, mis robotiga parasjagu tegemist on, et MakeBlockil on endal ju ka educationi leht, kus tõenäoliselt saab ideid ja mida saab siis ka ise jooksvalt edasi arendada vastavalt siis koolis olevatele teemadele. Et mina M-Boti koolitunnis ise ei ole veel kasutanud, aga mis Leelo rääkis, on kindlasti kõik väga huvitavad, mida saab kasutada. Et mina ise olen Sferosit siin kasutanud koolitundides, ega siis tegelikult need ülesanded on ju, nendega saabki teha erinevate robotitega, et võib-olla mõnega ei saa küll kaugust mõõta, aga mingeid kujundeid põrandale joonistada mingi kindla pikkusega või mingeid kiiruseid mõõta, et neid saab siis erinevate robotitega ikkagi samamoodi teha. Aga kui suur erinevus üldse on see, et kuidas seda robotit siis valida üldse, et milliste kriteeriumite järgi peaks otsustama, et kas ma võtan nüüd kohvri Bolte või Sfero Bolte või võtan M-Bote või võtan üldsegi Lego klotsid, et mille järgi see valik kõige parem teha on? No eks kindlasti kõigepealt peab seesama õpetaja võtma need asjad omale kätte ja vaatama, mis talle tunduvad sobilikud, et igal ühel on nagu mingisugune väike erinevus ja kindlasti mõni on nagu mingis osas lihtsam, mõni on mingis osas keerulisem ja sõltub ka vanusest, et võib-olla M-Bot esimesele klassile on väike, et sõltub või jääb nagu liiga keeruliseks. Et sõltub ka siis, mis vanusele see nüüd täpselt mõeldud saab olema, et sellega siis väheneb ka see mingil määral see toodete valik. Ja teine asi on see, et kas see robot on mõeldud siis ainult näiteks programmeerimiseks või robootikatunniks või siis ka mõne muu aine jaoks, et just lõimimiseks, et matemaatikas või loodusõpetuses. Et niimoodi nagu otse öelda, et just see robot selle asja jaoks nüüd sobib, et ma arvan, et ma seda ei julge võtta, seda vastutust. Võib-olla Leelo oskab rohkem öelda. Ikkagi jah, kõik sõltub sellest, kes sellega töötama hakkavad ja kuidas temale nii-öelda see vastu heliseb. Et kõik need robotid on võimelised tegema väga-väga palju erinevaid ülesandeid ja neid on väga paljudesse erinevatesse kohtadesse võimalik lõimida. Et tuleb vaadata, kuidas õpetajale üks või teine programmeerimiskeel omaseks saab ja siis ta saab seda lastele edasi anda. Ja ka Progetiigrilt on siis soovitus, et pigem võtke siis ühte seadet palju, et need pigem toetavad neid taotluseid, kus on siis näiteks ongi Bolti kohver, kus sul on 15 robotit, mitte et sa ei võta siis endale üks ühte, teine teist, kolmas kolmandat, vaid ikkagi nii, et terve see klass saaks siis korraga ühes tunnis tööd teha. Aga liigume siis edasi selle juurde, et hästi palju oli meil vastuseid, et küsimusele, mis üldse takistab seda robotit kasutusele võtmast ja suur probleem oli selles, et kõigepealt ongi vahendeid vähe, ongi üks ühte, teine teist, kolmandat ja õpetajad nagu ei leia endas seda motivatsiooni, et hakata üldse pihta õpetamisega selle, et kõigepealt peab ju õpetaja endale selgeks tegema, mis see siis on ja siis ta saab alles edasi anda. Aga kuidas suunata neid õpetajaid siis digivahendeid kasutada ja kasutama ja kuidas neid siis üldse õppetegevusse lõimida saab? Leelo? Minul on olnud 2 väga huvitavat kogemust. Üks oli seesama Klass Plus, mida ma mainisin, mida vedas Rasmus Kits, kus ma liikusin erinevates koolides ja toetasin siis õpetajaid. Õppematerjalid olid varem ette valmistatud professionaalide poolt vastavalt selle aine tundidele ja mina olin ainult tehniline tugi. Ja teine oli see, kui ma Rakke koolis töötasin peaaegu 3 aastat nutiõpetajana, mis oli ka see, et ma rääkisin klassiõpetajaga läbi või aineõpetajaga läbi, mis on tema selle nädala teemad, soovitasin talle
kuna mina tundsin seadmeid, millise robotiga ma soovitan seda tundi siis läbi viia, sest juhtkonna poolt oli ette nähtud igale aineõpetajale teatud hulk aasta jooksul neid tunde läbi viia ja siis aitasin materjali ka ette valmistada. Et tänu sellele mul on tunne, et seda aineõpetajat ei tohi jätta üksi. Tal peab olema kõrval tehniline tugi, kes oskab teda nõustada, kes tagab selle, et kui üks või teine robot nii-öelda jonnima hakkab või ei tee koostööd, et tehniline ekspert saab seda kohta nagu siluda või aidata, aineõpetaja ei peagi seda kohe alguses oskama. Ja kui siis aineõpetaja näeb, et tegelikult ei olegi see asi nii õudne, siis mõnikord ta tuleb ja ütleb, kuule, sa oled küll sellel ajal teises tunnis, aga mul on nii hea plaan, et ma võtan ise need teised robotid. Et siis see läheb vaikselt liikuma. Jah, tuleb julgustada just, et tulebki neile kätte anda need ja siis, kui on koolivaheajad või tunde ei ole, et siis et nad saavadki neid kasutada ja reaalselt näha, et kui nagu teoorias seda näidata või rääkida, see nagu ei vii sihini. Et kui juba mingid väiksemad ülesanded anda, siis tegelikult hakkab neil endal juba see loovus tulema ja et ma saan nüüd selle ülesande puhul ka seda kasutada. Et praktika. Ja kommentaariumis on üks väga hea kommentaar ka, et lapsed on ise ka väga nutikad ja pakuvad ülesandeid välja, mida järgmine tund teha. Et kindlasti jah, kuulake lapsi ja kindlasti ka rääkige oma juhtkonnaga, et tõesti neid roboteid on mõistlik ka koju võtta. Et kodus on tihtilugu ka omal lapsed, kellega on väga põnev neid katsetada ja proovida järgi, kuidas need siis töötavad ja oma laste käest saab ka ideid, et mida teha ja kuidas teha. Aga kui õpetajatel tekib probleem vahendite jagamisega, millised lahendused siis hea kasutusele võtta on? Ringa? Kindlasti peab neid vahendeid olema piisavalt kõigepealt, et neid siis jaguks õpilastele ja mingisugune broneerimissüsteem või keskkond, kus õpetajad siis juba aegsasti näevad, et mis hetkel need vahendid kuskil kasutusel on. Et ei ole nii, et tekib mõte, et ma lähen ja siis kellelgi teisel tekib samal ajal mõte. Et nad kindlasti teaksid, millal keegi midagi kasutab. Ja mina pakun ka seda, et oleks broneerimissüsteem ja kindlasti peab olema lõppkokkuvõttes üks inimene, kas siis IT-juht või haridustehnoloog, kes lõppkokkuvõttes vastutab kogu selle süsteemi eest, et robotid oleksid laetud, et kui on vaja teha uuendusi, et siis need uuendused oleks tehtud ja kõik muu selline nii-öelda tehniline tugi. Ja kindlasti tuleb ennem teha need kokkulepped, et kui õpetaja tuleb nende robotitega, et ta siis nad laadimisjaamaga laadima paneb. Aga et siis see keegi IT-tugi vaatab siis nii-öelda pikema pilguga kõik need asjad üle, et asjad toimiksid. Jah, selleks võib ka mõni õpetaja olla, eks ju, kes tegeleb võib-olla robootikaga, et hoiab neil silma peal. Et kindlasti see vähendab seda motivatsiooni, kui nendega on kogu aeg mingisugused hädad, et ei saa neid kasutada. Ja kindlasti jah, laadida, et ei jääks akud tühjaks. Tulnud minul endalgi ette seda olukorda, et lähen koolitusele ja olen unustanud laadima panna. Et ei ole mõistlik tegevus. Aga eks me põhimõtteliselt rääkisime selle ära, et kuidas kasutada suures klassiruumis ühe õpetaja juhendamisel väheseid roboteid. Et on teil selle kohta veel midagi lisada? Saab täiesti tunni läbi viia ka näiteks ainult ühe robotiga klassikomplekti kohta, kui see tund hästi hoolega läbi mõelda. Näiteks mul oli ka üks inglise keele tund. Meil on muidugi väiksed klassid olid siis mingisugune natukene üle 10 õpilase linnas, võib-olla see ei toimiks nii hästi. Ja oli teema siis reisimine ja kohanimed ja siis pandi see kaardi peale see sõitma ja kõik järjest siis said öelda, et sõidab sellest linnast sinna poole ja seda selles suunas ja mis need olid siis igasugused need sõnad, mida nad parajasti pidid kinnistama. Või siis näiteks see, et on mingid suuremad rühmad ja ülesanne jagatakse väiksemateks tükkideks
et väiksemate kogukondadena nad jagavad või teevad need väiksemad ülesanded ära ja siis panevad selle üheks suureks lahenduseks kokku. Et sellised lahendused on ka võimalikud. Või siis samal ajal pool klassi näiteks mõtleb sellele robotile hoopis ülesannet välja, kirjutab paberile, teeb niisugust nagu teoreetilist osa, kui samal ajal kui teised võib-olla praktiliselt kasutavad robotit ja siis saab jälle vahetada. Et teistele tuleb siis samal ajal mingisugune teine tegevus anda, et saab ikka hakkama. Ja eks see vastus, kuidas kaasata õpilasi ja õpetajaid. Ühe lahendusena ongi see sama hea pilt siin all, et roboolümpia, et korraldame ka võistluseid, et siis õpilased ja õpetajad oleksid pidevalt kaasatud nende robotite kasutamiseks. Et kindlasti on neid võistluseid veel. Ja kas teil on, Leelo Eringa, veel mõni hea nipp, kuidas neid õpilasi ja õpetajaid kaasata? Projektipäevad näiteks mingisugused või siis Code Weeki raames töötube teha klassi kaupa või nii. Jah, et just võttagi ülejäänud õpetajad punti ja näidata neile ära, kuidas käib ja teha kas või koolisisene väike võistlus erinevate klassidega. Et võistlused alati motiveerivad. Aga lõimitud õpe, et mida saab vastavate robotitega lastel arendada ja kuidas suunata lapsi ise robotiga asju välja mõtlema. Nii, vastavaid meil siin hetkel ei ole kirjas, aga erinevad robotid, et mis te arvate? No eks see robotitega tegelemine arendab nii loovust, mõtlemist ja ka motoorikat, et kui neile ehitada või teha mingeid kostüüme. Et nad kõik on mingil määral, võib-olla otseselt ei paista välja, aga tegelikult need lapsed kasutavad siis kõiki neid arendamise oskuseid seal. Et ka legodega ehitamine on väga nagu motoorikaline tegevus, millega saab siis ehitada nendele kas või teistele robotitele mingeid asju ümber või siis legodega endaga ehitada. Ja ka võib ju lastel ise öelda, et mõelge nüüd ise ülesanne näiteks teisele meeskonnale välja ja siis vahetate, et see ka paneb neil seda mõtlemist nagu vähekene teises suunas liikuma, et nad ei võta vastu, vaid nad peavad nagu teistele jagama. Ja see, et see teine meeskond ka aru saaks, mida neilt nõutakse, et see on ka natuke nagu omamoodi oskus. Et mina olen teinud Lego EV3-dega neid ülesandeid lastele ja siis tuleb välja, et see ei toimi või teine ei saa aru. Et siis see paneb neid lapsi ka teistmoodi mõtlema. Jah, et need oskused tegelikult on väga laiad oskused, mida nad omandavad robotitega koos töötades. Väga oluline oli see meeskonnatöö oskus, suhtlemisoskus, eneseväljendamise oskus ja ka pingeolukorras oma tunnetega toime tulemise oskus. Et kui sulle näiteks võistlusolukord ja asjad ei lahene päris nii, nagu sa oled oodanud, et kuidas sa siis oma tujude ja asjadega toime tuled, et see on ka väga oluline õppetund ja oskus, läbi nende robotitega tegutsemise saab seda arendada. Aga millised robotid matemaatika ja füüsikatundide läbiviimiseks kõige paremad on? Võib-olla need, mis liiguvad mingilgi mõjul, et Lego EV3-l on vist antud välja väga hea materjal matemaatika ja füüsika jaoks, et tegelikult ju neid samu ülesandeid saab kasutada ka teiste robotitega, et need ei pea olema lihtsalt Lego robotid, võivad olla ka näiteks, mis meil on Sphero ja M-bot ja Dash, et ülesanne on ülesanne lihtsalt, kuidas see siis selle robotiga seda ülesannet lahendatakse. Et Rasmus Kitsese Klass Plus materjalid on ka, kui tema enda käest küsida saab nad kätte, et koolikotist ta võttis nad küll välja nende autorikaitse klauslite tõttu, aga ta kindlasti on valmis neid jagama. Tal on ka väga-väga head materjalid just nimelt füüsika ja matemaatika tundideks. Ja minule väga meeldib see MakeBlocki asjade interneti komplekt, millele siis kas võtta juurde see küberpii, mis on juba M-bot 2 peal või halokoodi kontroller.
Seal on hästi palju erinevaid andureid, millega erinevaid füüsikaülesandeid näiteks lahendada või matemaatikaülesandeid lahendada. Küll kaugusandurid, igasugused heliandurid, leegiandurid, samas mingid täiturid kuskilt lähevad, saab mootoriga käima programmeerida. Ja selle plokkprogrammeerimisega ei ole see väga keeruline töö seda teha, neid liikuma panna ja tööle panna neid ülesandeid. Vahepeal tuli meil küsimus ka chati, et millega võiks üldse alustada siis, kui lapsed ei ole kunagi robootilisi vahendeid kasutanud ja koolil ei olegi mitte midagi. Et mis siis need kõige esimesed mõistlikud asjad on, mida võiks võtta ja millega alustada? Eks oleneb jälle klassist, aga ilmselt kui alustada, siis sobib ükskõik mis klassi. Mis te arvate? Leela? See oleneb ka sellest, missugune IT-baas juba olemas on, sest peale roboti oleks tegelikult vaja ka kas tahvelarvutit või mingit muud arvutit, sest enamus robotite programmeerimiseks on vaja lisaseadet. Et mõned asjad sõltuvad ka sellest, sest näiteks Dashi on minu meelest mugavam programmeerida tahvelarvutis, aga näiteks Spike'i tundub, et on näiteks arvutis parem programmeerida. Et töötab ka näiteks tahvliäpp, aga tahvliäpil on väikeseid tõrkeid, oleneb jälle näiteks tahvlimudelist. Et selliseid asju tuleb kõigepealt arvestada, et millised seadmed nende robotite programmeerimiseks on olemas. Aga muidu sobivad nad ükskõik mis nendest, mis me siin ette lugesime. Valdavalt on esimeseks programmeerimisvõimaluseks neil kõigil plokkprogrammeerimine ja sel juhul nad on lihtsalt natuke erinevad värviplokid, muidu sisult samad. Lego V-Toole oleks alternatiiv Spike Essential. Et sarnane robot samamoodi 2 pordiga, aga tal on nüüd 2 mootorit. Siis on tal valgusandur, güroandur on juba sisse ehitatud ja neid Lego vidinaid on natuke rohkem seal. Aga veel ei ole tekkinud nii head baasi nagu Viidu robotitel olid see õppeülesannete baas, et see on nüüd alles loomisel. Aga jah, Viidu 2 asemel Spike Essential. Inga, mis sina arvad, millega kõige parem alustada on, kui pole kunagi midagi teinud? Just kõigepealt tulebki sinna IT poole pöörduda, et ka mina siin koolis olen kõigepealt vaadanud üle, et näiteks enne Sfero tankimist, et kas meil on mingeid vahendeid, millega neid juhtida, et meil tahvelarvuteid sel hetkel ei olnud ja nüüd on meil sellised läpakad, mis sobivad nende juhtimiseks, et just nimelt, et mis suvi on. Muidugi need Legod lähevad kindlasti lastele ju peale, kui saab midagi ehitada ja siis neid seal liikuma panna, et just, mis õpetajale meeldib, ka siis, kui võetakse asi, mis õpetajale ei sobi, siis ei ole sellest ka nagu kasu. Ja kui üldse pole tegelikult tegelenud, siis ka TTS-i Bluebot on päris hea vahend, millega alustada, et sellel on nupud peal ja esimesi juba, või tähendab lasteaiad kasutavad neid väga edukalt. Aga Bluebotil on lisaks siis olemas ka rakenduses 2 erinevat rakendust. Üks nendest on väga lihtne kasutada, et saab lihtsalt siis üles-alla paremale vasakule, kus ongi siis samamoodi nagu nupud on Blueboti peal, aga saab ka plokipõhiselt programmeerida, et see Bluebot on ka koolides alguses väga hea robot. Nii, aga kus me küsimustegi? Kuidas lõimida robootikat teiste ainetega? Tunnen huviseadmete kasutamisest tavaklassis ja tavalises tunnis, mitte huviringina. No kui me võtame näiteks, mis ained? Kuidas lõimida? Ringa? Loodusõpetus on, eks ju, kus saaks kindlasti kasutada mingeid robootilisi vahendeid ja matemaatika ja kui tuleb matemaatikas lihtne, tulevad mingid erinevad kujundid, eks ju, kolmnurgad, ristkülikud, et nendega saab roboti maha mingisuguseid kujundeid joonistada.
Et mina ise ei ole niimoodi mõne ainega koos neid roboteid kasutanud, et võib-olla Leelol äkki on rohkem kogemusi. Põhimõtteliselt annab neid roboteid viia praktiliselt kõikidesse tundidesse. Need robotid, mis teevad häält, seal on praegu see M-bot, Sphero, MakeBlocki asjade internet, neid saab panna laulma. Siis on kunstitundides, praegu on tehtud küll Viidu 2 peale, aga selle saab Spike Essentiali või mingi teise tunni peale kõik ümber panna. On värviõpetuse tunnikavad olemas, erinevad kiirendused, matemaatikas suhteline mõõtmine, täpne mõõtmine. Et neid variante, mida õpetajad on juba kasutanud, on hästi-hästi palju ja kui neid niimoodi läbi vaadata, siis sealt tekivad jälle uued ideed. Et praktiliselt kõikidesse ainetesse on võimalik võtta neid sisse. Ka keeletundidesse, näiteks Dash sobib keeletundidesse suurepäraselt. Sest sa saad sinna salvestada peale, saad näidendid teha näiteks. Et kui üks ei taha rääkida, siis paned Dashi seda teist teksti dialoogist lugema. Ja Dashist natukene vanemate lastele on ka Q olemas, et natuke vähem tuntud, aga päris palju sõnu saab tal selline peale salvestada, et seda ka soovitan vaadata. Jah. Et siin tuli küsimus, et miks Viidu 2 ja EV3 on tootevalikust maha läinud. No, see on Lego otsus. Legol on nüüd selline Lego Learning System, kus on siis Spike Essential, Spike Prime, Brico Motion Essential ja Brico Motion Prime. Ehk siis kõiki neid 4 komplekti on omavahel võimalik kokku panna. Nendest on võimalik 4 komplektist üks suur megarobot ehitada. Ja nad tahtsidki seda, et see oleks omavahel hästi seotud ja see, et kui laps siis alustab selle Spike Essentialiga, siis ta saab Spike Prime'iga edasi minna väga hästi ja lihtsalt ja mugavalt, et need klotsid ja tegevused on juba tuttavad, aga tuleb siis natukene keerulisemaid elemente juurde. Et selline oli siis Lego enda poolne põhjendus. Aga jah, EV3-st tuntakse väga puudust, et sellele veel asendust nii-öelda ei ole, et selle Spike Prime'iga lõpuni minna tundub, et üsna keeruline. Kas osabotte ka enam ei saa? Osabotidel on mikrokiipidega väga suur probleem, nad ei saa õigeid siis nii-öelda väikeseid seadmeid või vahendeid endale, et see osabot valmis ehitada. Ja osabottega ei saa enam, et ma ei oskagi öelda, kas nad üldse tulevikus tagasi tulevad. Ma arvan, et mingi selline minirobot peaks ikkagi tulema. Osaboti asemel on meil hetkel üks selline tore Intelino nutirong, mis meenutab programmeerimisstiililt osaboti, aga samas ka mitte, sest osaboti sai joonistada koodid, aga rongil on siis rada. Koodid iseenesest on sarnased. Kui nüüd võtta järgmine küsimus ette, siis miks eeldatakse, et kõik klassiõpetajad tahavad ja suudavad robotikat oma tundidesse lõimida? Mis te arvate? Ja siis digiajastu, et eeldatakse seda, aga ilmselgelt ei pea seda iga õpetaja tegema ja vastu tahtmist või siis sellepärast, et seda lihtsalt nõutakse. Et seda tuleb ikkagi teha nagu siis, kui sul on huvi selle vastu, siis see viib see ka sihile ja siis on sellel ka tulemus, et ma ei oska öelda, miks eeldatakse. Kindlasti ei ole see kohustuslik. Jah, et linnukese pärast asja ära tegemine ei ole kasuks, vaid pigem kahjuks. Tõsi, nii on. Ja pigem ikkagi leida see motivatsioon ja kui seda üldse ei ole, siis ei olegi vaja seda robotikat ju tegelikult igas ainetunnis kasutusele võtta. Aga millised on uued suunad õppeainete lõimimisel, kasutades matikvahendeid ja millised uued seadmed on tulekul
ja sellest ma arvan, et me räägime natukese aja pärast, aga uued suunad õppeainete lõimimisel. Leelo, Ringa? Ma ei tea, kas ikka samad suunad edasi. Ja selles mõttes, et lihtsalt inimesed muutuvad osavamaks, julgemaks ja see läheb laiemalt käiku, et alguses on need pioneerid seal kõige ees ja pärast hiljem tulevad teised järgi. Ja eks robotid lähevad ka nutikamaks, et saab teha keerulisemaid asju ja teistsugusemaid asju rohkem äkki. Ja, tõsi, et kui me räägimegi sellest, et mis siis enam edasi arendust ei leia, siis ma arvan, et eks iga tootja tegelikult ju üritab ikkagi vastavalt võimalustele oma tooteid paremaks muuta ja lisada juurde igasugu keerukaid komponente. Ja Sten on kirjutanud, et näen, et TV3 asemel on tulnud Robot Inventor. Kui ma nüüd ei eksi, siis see on see sama Mindstorms, mis on mõeldud nii-öelda kodukasutuseks. Et see siis ei ole otseselt haridustoode, mis ei tähenda, et seda ei võiks kasutada koolis. Kas teil on veel küsimusi vahepeal tekkinud seoses lõimitud õppe ja robootikaseadmetega? Kas on keskkonda, milles saab laps kodus netis toimetada? Robotit ju koju ei saa. Dashil on, aga see on tasuline. Kas mõnel teisel robotil on tasuta veebivarianti? Kas keegi teab? Ja, Leelo. MakeBlockil on ka see M-Block programm, programmeerimiskeskkond ja see Scratch, et põhimõtteliselt saab seal ka programmeerida, kuigi neil ei ole otseselt seda virtuaalkeskkonda. Aga samas on virtuaalkeskkonnad olemas mingites teistes kohtades. Ma ise ei ole praegu kasutanud, aga ma olen neid näinud, et on olemas küll. Osapott-robotil on Osoblockli, kus on nii, et sa saad teda ise programmeerida ja siis on ka ette antud ülesanded ja siis nimetatud virtuaalne robot liigub seal ekraani peal. Ja Bluebotil on täpselt samamoodi olemas simulaator või ja ma võin otsida veel midagi. Bluebotil on vist tahvlis kasutamiseks see simulaator. Ma ei tea, kas seda arvutis saab. Täitsa võimalik. Ei, minu meelest sai arvutis ka. Aga ma ei ole kindel, sest simulaatori variant ja ei oli küll arvutis täitsa olemas. Et tulebki otsida Bluebot simulaator. Bluebotil on ka mobiiliäpp on küll olemas. Aga just, et ilma just neid simulaatoreid kasutada. Et rohkem ma ka hetkel ei tea. Photon-robot lühidalt. See mikrobitil. See mikrobiti programmeerimine on ka veebipõhine ja tal on olemas see simulaatori osa peal. Aga mikrobit on ainult kontrollerina seal, et ta ei sõida, aga tal on kontrolleri osa on virtuaalne. Scratchiga saab harjutada küll neid samasuguseid asju, aga muidugi robotit siis ei ole. Ja. Aga jah, et see programmeerimiskeskkond iseenesest ja tegelikult ei ole ju väga vahet, kas sa programmeerid selle pildi peal seda nii-öelda sprite'i liikuma või täpselt sama loogikaga pärast hiljem robotit liigutad. Et kuna see on üsna sama loogikaga, et siis aitab. Kas keegi Photon-robotist teab midagi? Hetkel ei tea. Mina olen Petil, nägin seda robotit. Kahjuks ei oska kirjeldada seda, sellepärast, et see, mis me nägime, see robot lihtsalt ei teinud väga seda, mis oli vaja ja rohkem me sellele väga tähelepanu ei pööranud. Et kahjuks ei oska aidata. Aga ma usun, et YouTube'ist saab sellest kindlasti materjale vaadata. Aga nüüd edasi, kui minna virtuaalreaalsuse juurde, siis selle kohta tuli ka päris palju küsimusi
ja erinevaid just või sarnaseid küsimusi väga palju, et millises keskkondades on võimalik virtuaalse reaalsuse prillidele maailmu programmeerida. Et kui nüüd rääkidagi lõimitud õppest, siis virtuaalreaalsuse prillid Klass VR-imad on väga head just sellepärast, et neid saab kasutada igas ainetunnis ja lisaks sellele, et seal on olemasolev sisu väga-väga suur, seal on metsikult materjali iga aine jaoks, on võimalik CoSpace'is rakenduse abil programmeerida siis lastel ka oma maailmad, et täpselt samamoodi on seal plokipõhine programmeerimine ja seal saab siis programmeerida maailmad, kus siis lapsed saavad erinevad asjad näiteks ära peita ja teine rühm siis otsib need ülesse. Või siis on võimalik Thinglingi abil oma sisu luua, et kui on olemas näiteks 360 kraadi kaamera, siis filmida näiteks teekond kodust kooli ja siis saab seda näidata umbes sarnaselt nagu Google Maps'is, et liigud edasi. On võimalik teha ka video sellest ja lisada siis sinna erinev tekst juurde, et kui need peaseadmed on peas, siis sa näed seda liikuvat videot, aga samal ajal saad siis vaadata ka erinevaid tekstiga kirjeldusi, et mis siis on õpilane sinna juurde pannud. Kui me räägime nüüd Klass VR peaseadmetest, siis need on sobilikud kasutamiseks alates 1. klassist kuni siis gümnaasiumi lõpuni välja, et sisu on selle jaoks täiesti olemas. On iga ainetunni jaoks, on seal olemas pildid, on 3D mudelid, on olemas stseenid, kus siis laps saab ringi liikuda ja näha kõike seda, mis ümbritseb, et ongi, kui me võtame näiteks keskkonna, siis sa saad seal erinevalt näha, kuidas käib prügi sorteerimine, saad näha, kuidas elektrit toodetakse, saad näha, kuidas edasi minna looduse juurde, kuidas tornaado ringi käib, kuidas see tekib üldse, kuidas alguse saab ja ajalugu, et kõik raamatud on seal, erinevad kirjandusteosed, oli Hamlet, oli Jack Joavars, et seinast seina, mida siis nendega vaadata saab ja kus siis ringi liikuda saab. Ja samuti on võimalik oma 3D mudeleid teha, et kui nüüd lapsed teevad need 3D mudelid valmis, siis on olemas sellised kuubikud, mida mul kahjuks siin ruumis näidata ei ole, aga tal on siis, kui virtuaalprillid on peas, ta saab selle kuubikuga võtta endale selle 3D mudeli käe peale ja vaadata täpselt iga külje alt ära, et mis ta teinud on. Et siis ta näeb täpselt selle igalt poolt ka ära, et kuidas see siis päriselt välja näeks, kui ta siis hakkab seda projekti päriselt ette võtma. Ja kõike seda siis see virtuaalreaalsuse aastalitsents sisaldabki. Et aastalitsentsi hind on iseenesest 650 €, kui ma ei eksi. Ja kui kirjutada see nüüd Progetiigri taotlusesse koos peaseadmetega, siis saab sinna juurde panna kas 1 aasta litsentsi või võimalik panna ka 3 aasta litsents, et Progetiiger toetab siis neid mõlemat. Ja soovitan väga, et Eesti koolides on päris palju kasutusel ja õpetajad väga kiidavad, et isegi HEV-õpilased on väga, või õpetajad, kes HEV-lastega tegelevad, nad on teinud lastele sellised rahustavad ruumid ja lapsed on tõesti kasutavad seda hästi. Ja lisaks siis on olemas eestikeelsed töölehed, et neid on hetkel 10, mida on õpetajatel väga hea kasutada ja näha, kuidas siis tõesti on võimalik lõimida neid peaseadmeid, kuidas on võimalik, vabandust, ma panin ühe lingi teile vahepeal, et kuidas siis on võimalik õppeaineid lõimida, et kui sa võtadki näiteks ajaloo töölehed, et sul on seal väike QR-kood, skanneerid sisse selle ja sul tulevad kohe peaseadmesse erinevad siis materjalid, näiteks teisest maailmasõjast.
aga samas on siis töölehe teisel pool on olemas ka erinevad ained, et kuidas sedasama materjali kasutada siis ka näiteks kirjanduses, kuidas kasutada geograafias ja nii edasi, et mida siis selle 1 tunni materjaliga tegelikult veel teha saab. Ja portaal on selline, et õpetajatel on väga mugav seda kasutada, et õpetaja näeb kõikide peaseadmete sisu, tal ei pea endal prille peas olema, ta näeb täpselt seda, mis õpilased teevad, ta saab suunata õpilasi, et näed, nüüd vaadake seda punkti, nüüd läheme sinna kõik koos. Seal vaatame selle ja õpilane saab peaseadmetega teha ka screenshoti, et pärast siis salvestada see ja näidata ja rääkida siis, mis ta just nägi ja mis ta siis sellest arvas. Et kui teil on virtuaalreaalsuse kohta küsimusi, siis hea meelega vastan, et andke aga tulla. Kellel tekib eraldi küsimusi hiljem, siis neid võib muidugi mulle julgelt saata. Et vastan ka nendele hea meelega. Vahepeal tuli meile siia, ma panin chati ühe lingi, et sealt saab siis alla laadida endale Klass.VR tutvustava 16-leheküljelise brošüüri eestikeelse ilusasti ja seal on siis täpselt sisu kirjas ja ka see, mida siis nende peaseadmetega teha saab ja kuidas neid kasutada. Vahepeal on ka chati tulnud erinevad simulaatorid. Üks on Osobotile, teine on mingi teine. Vaadake kindlasti üle, mis see on. Aga kui meie oma slaididega edasi läheme, siis on meil küsimused seoses Progetiigriga. Et Ringa ja Leelo, mis te arvate, mida on siis mõistlik taotleda ja kui suurel hulgal, et see kataks siis peamise vajaduse? Ringa? Sõltub, mis olemas juba on, et midagi siis teises suunas. Kogus kindlasti, et ei oleks üks üht ja teine teist, et saaks ikkagi terve klassi või siis poole klassiga kasutada neid. Et see on nagu oluline, et vastasel juhul jäävad need asjad seisma. Aga jah, raske on nii öelda, et kui on virtuaalprillid olemas, siis võtta mingisuguseid sõitvaid roboteid või siis mingeid Lego omasid, millega saab ehitada, et hea oleks, et ei pea olema ju kõik sellised ühesugused, mis liiguvad mööda maad, et Dash ja Sphero ja M-Bot, et oleks nagu pigem eriliigilisi, oleks vast mõistlikum. Meie eelmise aasta taotluses saime 3D printerid ja laserlõikuri, mis on haruldaselt hästi käima läinud, nad on pidevalt töös, meil on järjekord sinna peale ja meil on praegu näiteks 5 3D printerit. Laserlõikurit on küll ainult 1, aga laserlõikuri saab töötada väga palju kiiremini. Et Makeblokil on ka oma tootevalikus nii laserlõikurid kui sellist muud põnevat tegevad nagu krikutid. Et selliseid tootedisainilisi suundi võib ka mõelda, et kui juba Dashid ja muud põrandal roomavad asjad on kõik olemas, et siis vaadata sinnapoole. Ja laser ja teralõikur on tõesti kõik, kes tal on taotluses saanud, need väga kiidavad ja nendega saab ju teha igasugu õpilased oma neid õpilasfirmade projekte ja hoopis teistsuguseid põnevaid asju. Vahepeal vastan ära küsimusele, et tahvlitele toetust ei ole. Ja siis järgmine küsimus, et jah, kuskilt tuli jälle. Milliseid uusi robootikaseadmeid on Eestisse lähiajal oodata, et üks siin pildil on ka siis kõige vasakpoolsem on robotkäsi, et see on juba 2 koolis olemas ja robotkäega on siis võimalik 3D printimist teha, graveerida laseriga. Nüüd, et ma ei valeta, ma ei ole kindel, ta vist ei lõiganud, graveerida saab ja
samamoodi näiteks asju tõstab, et nagu robotkäsi täitsa, et väga huvitav programmeerida. Keskmisel pildil on TTS-i Otibot, et õige pea saame näidise kätte. Jään täitsa vastuse võlgu, mis ta päris täpselt teeb, aga sai ta just ühe auhinna endale ja ta on selline pigem algklassidele mõeldud ja loeb värve. Samamoodi jälle programmeerida võimalik liikuma teda erinevatel viisidel ja kaamera on tal ees, et saab siis salvestada tema teekonda, et see on siis natuke see, mis teda eristab, et üldiselt kaamerat ei ole robotitel, aga muidugi on võimalik lisada erinevatele. Ja emotsioonide väljendamine on see, mis on tal siis väga palju kiidetud. Ja täpsemalt siis näeme, kui see robot jõuab meile kohale, mis peaks olema järgmise nädala jooksul. Ja kõige parempoolne on nüüd üks kõige ägedam asi, mis mulle endale hullu pööre meeldib, et see on meil siin näidisena olemas juba. Et see on Shape Robotics ja Fable. Ta on siis koosneb siin erinevatest moodulitest. Tal on robotkäsi ja keha, et Leelo on nüüd seda testinud. Leelo võib natukene rääkida, mis ta arvab sellest. Ta on päris huvitav, eriti kui vaadata neid tööstusroboteid, siis ta on üsna sarnane, aga sellist mõnusat nii-öelda mudelit nagu pildi peale näha, selleks peab ostma endale üsna mitu robotikomplekti, sest tegelikult ühes robotikomplektis on ainult üks käsi või siis üks sõitev alus ja siis natuke vidinaid juurde. Aga kui on tõesti koolil võimalik praegu taotluse käigus osta endale mitu komplekti, siis on ta päris huvitav tegelane, et kui alguses teha nii-öelda paari peale tööd ja siis pärast suur loovtöö mingisugune suurem asi kokku. Et tal iga see moodul on siis veel eraldi programmeeritav ja saab ta siis erinevate moodulitega kokku päris suureks täitsa loominguliselt tegelaseks ehitada. Et kellel on selle kohta küsimusi, siis andke mulle teada, sest mul on juba väga palju materjali, mul on näidis olemas, aga ma ei ole seda julgenud veel kodulehele panna, et ma ei ole veel kindel, mis sellega peale hakata. Aga jah, et ka Tartu Ülikoolist sai ta väga positiivse vastukaja, et on väga hea robot, aga hind on kallis. Et ainuke asi, mis teda siis maha tõmbab. Aga kuna praegu Progetiigriga tõesti jagatakse väga palju suur summa laiali, siis me võib-olla jõuame veel tutvustuse teha sellest. Kas teil nüüd on tekkinud veel kellelgi küsimusi? Et hästi hea võimalus küsida. Laske käia, meie ootame. Et kui kellelgi küsimusi ei ole, aga tekib neid mõne aja pärast, siis saatke mulle need, et ma hea meelega vastan. Ja üks käsi on meil siin püsti. Julgelt, palun. Kas kuulete mind? Kuulen. Väga hea. Ei ole täitsa kindel, kas sellele juba vastus tuligi, aga küsin siis, kõikides nendes robotides tundus mul, et neid kasutatakse nagu mingi juba valmis tehtud programmeerimise keelega, aga siis ma töötan Helsingi ülikoolis ja meil oleks nagu kasu sellisele robotile, mille võiksime teha nagu ise programmeerimise keele või nagu selle töötaks selle keelega, mida tahaks teha. Kas te osaks nagu öelda, mis oleks selline robot, millega või mille jaoks oleks lihtne teha mingi tõlk näiteks siis, et ei ole vaja kasutada seda firma oma programmeerimise äppi näiteks,
võiks teha mingid oma, kui tahame näiteks soome keeles teha programmeerimist, siis vajab nagu oma süsteeme kasutada ka. Ma ei tea, Lelo-Ringo, kas te teate mõnda? No Arduino on selles mõttes hea, et ta ei pea olema päris, vaata nüüd tal on nagu hästi palju võimalusi ja Pythoniga programmeeritavad asjad. Python on ju ka selline keel, mida saab väga erinevat moodi kasutada. Ma ei tea, võib-olla ma sain natuke valesti ka aru, aga ma ei tea praegu ühtegi sellist varianti, kus sa päris nullist selle keele üles ehitad. Võimalik, et näiteks mõned Linuxi põhilised võimaldavad seda. Et see on juba ülikooli tase, mul ülikooli tasemega natukene vähem kokkupuudet, aga ma võin uurida oma suurte käest hiljem üle, sest mul on ka mõned, kes on jõudnud nüüd ülikooli ja ise seal Tartu Ülikoolis robootikalaboreid teevad, et võib-olla nemad oskavad selle kohta vastata. Ja, see oleks väga tore, sellepärast, et tean, et EV3-ga seda saaks teha, aga EV3 täna ju tehakse, siis oleks tore, kui oleks mingit uus robot, mille jaoks võiks teha midagi, mis võiks ka tulevikus kasutada. Ehk siis, kui leiad vastusti, siis mind huvitaks väga palju teada. Ja, et ma eeldan, et Vellega on mingi kontakt, et Velle kaudu ma saan selle saata, sest ma tean, et see vist on kontaktnimi, et ma panen need üles. Ja, väga hea. Ja. Aitäh, Leela. Nii, siis tuli küsimus Fotoklassi ja Inspli poolt pakutavad virtuaalreaalsusprillide erinevus. Fotoklassil on väga ägedad prillid ja väga äge sisu, aga nad on hästi erinevad Class VR-ist. Et kui Fotoklassil on põhiliselt siis keemia moodulid, mis võtavad terve kooli keemia ja kui sa paned need prillid pähe, siis sul on olemas käed seal pea sees. Et sa saad ise neid asju siis tõsta keemiatunnis ja teha oma siis need kõik ülesanded ära, mis neil on, et nad on väga hästi eesti keelde tõlkinud kõik need keemiatunnid teinud ise koos õpetajatega ja väga-väga ägedad sisu ja seadmed on neil. Inspli poolt pakutavad VR-prillid on siis Class VR-prillid ja nendel on siis pigem on sisu selleks, et sa saadki kõik ained läbi võtta, et nendel on nüüd tuhandeid ja tuhandeid materjale selleks, et kõik need ained oleksid kaetud ja lisaks siis on võimalus programmeerida oma maailma ja lisada siis oma siis pildid ja videod, kui on 360 kraadi kaamera olemas ja võimalik siis ise neid teha. Pluss siis see, et õpetaja saab kontrollida, mida õpilane prillides näeb. Fotoklassis siis õpetaja näeb portaalis seda, kui õpilane on ülesande ära lahendanud. Et hästi erinevad peaseadmed. Minu soovitus oleks, et igas koolis oleks üks komplekt ühte ja teine komplekt teise, sest tõesti mõlemad on seda väärt. Et raske valik. Väga raske valik. Nii. Kas salvestust? Panen YouTube ülesse, jagan seda ja saadan siis kõikidele, kes registreerisid ennast veebiseminarile, neile saadan meili peale siis nii slaidid kui siis järelvaatamise lingi. Ja vahepeal on kirjutatud ka, et Arduinot saab kasutada C++ keeles, millega on võimalik teha uusi programmeerimise keeli. Keegi kunagi ütles, et taotleda saab asju, mida õpilased saaksid ise kokku panna, mitte valmis toote. See siis näiteks sobib see asjade internetikomplekt MakeBlocki oma, et jah, mida saab ise kokku panna, aga valmis tootena nüüd, mis sellele all täpselt mõelda, et saab taotleda neid asju, mis on IT-õppeks kasutatavad, et ka Globisensi andureid näiteks saab taotlusesse lisada, kui nüüd see põhjendus on piisavalt hea, et võib täitsa nii-öelda valmis toode ka olla. Lihtsalt virtuaalreaalsuse prillid sobivad väga hästi taotluses, laserlõikurid sobivad väga hästi.
luubid, mida saab arvutiga ühendada. Kas keegi täpsemalt äkki kommenteerida, sest ma ei tea. Ma nüüd uuemat varianti ka ei tea, aga mingi eelmisel korral need luubid ja mikroskoobid küll ei läinud sinna alla. Mikroskoobid ei lähe. Ja ma eeldan, et need luubid on sama kategooria kui need mikroskoobid. Ja luubid ei lähe, ei läinud õmblusmasinad, ei lähe igasugu helisalvestavad seadmed, et põhiline on siis see, et oleks IT-õppeks kasutatav. Et kuidas siis see põhjendus ära põhjendada, siis eks sellest oleneb ka väga palju, et neid tooteid on lihtsalt metsikult turul ja ega ma arvan, Harno ei suuda ka kõike täpselt kontrollida, aga kui siis te põhjendate ära, et see on IT-õppeks kasutatav, siis peaks olema kõik väga hästi. Tikkimismasinad minu teada ei lähe, aga 15. september on Harno see samune infotund ja seal nad siis saab neid küsimusi veel kindlasti üle küsida. Kui kellelgi on veel küsimusi, siis väga hea võimalus veel. Aga kui ei ole, siis suur aitäh, Leelo, suur aitäh, Ringa ja suur aitäh teile kõigile, et te osa võtsite sellest. Ja ilusat päeva jätku teile!